täiskasvanu õppe mõistete täpsustamine. TÄKS siis sisaldab siis 1. aprillist ka uusi termineid, et meil on seal siis lisatud formaalõppe ja mitteformaalõppe. Nii, ja formaalõpe asendab siis varasemat tasemeõppe mõistet ja see siis hõlmab siis üldharidust, kutseharidust, kõrgharidust, mille korraldust reguleerivad siis vastavad seadused, regulatsioonid. Ja ka mitteformaalõppe termin on meil seaduses ja see siis katab õppimisvõimalusi, mis ei ole osa formaalõppest, et formaalõpe võib tõesti olla täienduskoolitused, mida teie pakute, aga ka kõikvõimalikud töötoad, õpihuviringid, infopäevad, konverentsid, seminarid, mentorlus, kõik see, mis aitab omandada uusi oskusi, teadmisi väljaspool siis sellist traditsioonilist formaalõpet või siis haridusteed. Ja formaalõppe ja mitteformaalõppe lisati ka haridusseadusesse ja see muudatus peaks jõustuma siis 1. septembril 2025. Ja uued terminid, mis nad ikka nii uued on, et need on tegelikult ju maastikul ikkagi juba aastaid ja aastaid on neid kasutatud, et need terminid siis viivad siis Eesti haridussüsteemi kooskõllaga rahvusvahelise terminoloogiaga ja võib-olla kui me nüüd räägime täiskasvanu haridusest, siis see mitteformaalõpe aitab siis ka rõhutada tegelikult elukestva õppe olulisust siis väljaspool formaalharidust, et siinkohal veel selline ääremärkus, et kui seda TÄKS-i uut redaktsiooni lugeda, siis võib tõesti vaadata neid kuupäevi, et lõikel paragrahvil on all 1. aprill 2005 ja võib jääda mulje, et mõnes redaktsioonis on siis nii, et seal on midagi siis väga ümber tehtud, muudetud, aga tegelikult võib olla nii, et seal on muudetud üksnes terminit. Näiteks on TÄKS-i kõige popim, ma ei hakka publikut küsima, mis on TÄKS-i kõige popim koht. Kõige popim TÄKS-i koht on loomulikult õppepuhkus. Et õppepuhkuse regulatsioon ja ka seal on siis 1. aprill 2025 kenasti all, aga sisuliselt ei ole seal mitte midagi muutunud, vaid on välja vahetatud see termin, et tasemeõppe asemel siis formaalõppe, et seda oleks siis ka oluline teada. Ja ka siis täienduskoolituse mõiste täpsustus, et nüüdsest on siis määratletud kui mitteformaalõppe osa, mis siis põhineb õpiväljundipõhisel õppekaval. See siis tähendab siis seda, et täienduskoolitus on suunatud konkreetsete oskuste, teadmiste omandamisele. Selle sisu ja eesmärgid on selgelt määratletud. Ja oluline on siin rõhutada, et kui me räägime TÄKS-i mõistes täienduskoolitusest, siis alati peab seal all olema õppekava. Ja vot see eristabki koolitusi muudest sellistest informatiivsetest õpisündmustest. No nagu konverentsid, infopäevad, seminarid, tõesti coaching, töötoad, mentorlus, et ka kõik see on elukestev õpe, aga ta ei ole seaduse mõistes täienduskoolitus. Et nende puhul ei ole siis tegemist sellise õppekava alusel toimuva süsteemse õppimisega, et loomulikult konverentsid, seminarid alati pakuvad uusi teadmisi, otse loomulikult, aga nad ei kuulu siis täienduskoolituse alla. Nii, ja neile ei kohaldu siis ka siis TÄKS-i
selline see teavitamis- ja korraldamise siis nõuded. Ja TAKS-is muutub ka, õigemini ei muutu, vaid ikkagi pigem täpsustub õppekeskkonna mõiste, et tahame rõhutada seda, et õppekeskkond võib olla nii füüsiline kui ka siis digitaalne keskkond, mis siis vajab õppijate õppimist ja mis siis toetab õppijate õppimist. Et jah, et varasemalt või tõesti täienduskoolitusmaastik on ju suur ja mitmekesine, et oleme jah kohanud, et kui me räägime õppekeskkonnast, et siis pelgalt seostatakse seda füüsilise ruumiga. Aga tänapäevane maailm on ikkagi muutunud niivõrd palju ka veebis õppimiseks, et ka seda on siis oluline rõhutada. Nii. Ja muud vajalikud täpsustused, et üks selline täpsustus, et te siin alles 31. märts lõppes ära ja tegevusnäitajate andmed te panite meile kenasti teele, kes panid ja kes ei pannud, kuidas keegi on ju. Ja meil on aastaid olnud siis TAKS-is kirjas selline lause, et tegevusnäitajate aluseks olevaid dokumente tuleb säilitada. Nii. Ja aga seadus ei ole täpsustanud, et kaua neid dokumente tuleb säilitada. Ja praktikas on tegelikult ikka väga palju meie käest küsitud, et no kui kaua neid dokumente tuleb siis säilitada. Ja kuigi TAKS on tõesti nõudnud dokumentide tõendamist, ei ole siis selgitusi rohkem juures olnud. Ja seaduse muudatuse kohaselt siis täienduskoolitusasutus edaspidi siis säilitab tegevusnäitajate aluseks olevaid andmeid 3 aastat. Ja mida see siis tähendab? Tähendab siis seda, et siis 3 aastat siis peaksite hoidma siis neid tõendavaid materjale alles, et siis kinnitada esitatud statistilisi andmeid, et need on siis tõesti arvulised andmed õppijate, kursuste ja välja antud tunnistuste arvu kohta. Ja võimalikud tõendid võivad olla väga erinevad, et selle valiku teete te ise, et kui on tõesti õppijate arv, et seda saab ju väga erinevalt tõendada, et kas need on siis õppijate allkirjalehed või siis koolituslepingud või arved või maksekinnitused õppetasu kohta, et selle valiku teete loomulikult ise ja ka tunnistuste arvu kohta, et need tõendid võivad erinevad olla. Et ma tean, et osad koolitusasutused teevad ka tunnistuste koopiaid. See ei ole seadusest kuskil kirjas, ei pea tegema, on ju. Aga siis tunnistuste tõendite registrid on ju, et selles mõttes, et seda ütleb meil standard, et teil selline register peab olema ja kui te seda ikkagi säilitate, siis see on väga hea, et ei ole niimoodi, et aasta saab läbi ja siis on kõik. Nii. Ja ka siis muud dokumendid, mida peaks siis, oleme siin rääkinud sellest, et need muud dokumendid, mida siis peab veebilehel avalikustama, õppekorralduse alused, kvaliteedi tagamise alused, need võivad olla ka integreeritud üheks dokumendiks, see ei ole keelatud. TAKS niimoodi ei reguleeri, et ütleb, et peab olema 2 erinevat dokumenti, siis tõesti kvaliteedi tagamise aluste dokumendis on, ma nimetaksin neid kosmeetilisteks täpsustusteks, et kui meil varasemalt siis eelmises redaktsioonis oli kirjas, et kvaliteedi hindamise aluste dokumendis paneb siis koolitusasutus kirja, muidugi eelnevalt ka mõtleb läbi, kuidas tema siis
koolitusasutuses on, et kuidas ta siis õppekavade, koolitajate, õppekeskkonna kvaliteeti tagab, kogub ka tagasisidet, siis tõesti paar punkti on täpsustunud. Et varem oli meil kirjas see, et tuleb koguda tagasisidet, nii punkt. Ja oligi punkt. Rohkem edasi midagi ei tulnud, siis nüüd on täpsustatud, et oluline on ka see, mis selle tagasisidega siis tehakse, et seaduse järgi siis ka koolitusasutus kogutud tagasisidet peab siis sellega arvestama, et kui tõesti, mis see tähendab, et kui osalejad tõesti viitavad puudustele või teevad ettepanekuid, et siis ka koolitusasutus tegelikult loeb selle läbi, võtab kaalumisele ja nende põhjal siis tõesti vajadusel teeb ka siis järgnevad muudatused, parandused, et siis seda koolituse kvaliteeti siis tõsta. Et kui lihtsalt siin väga selline lihtne näide tuua, et kui tõesti koolitusasutusel on pidevalt mingi konkreetse õppekava koolituse osas antud tagasisidet õppijate poolt, et tõesti, et hästi-hästi palju on koolituses teooriat, aga selline praktika osa või praktiline osa, et see on selline täitsa olematu, et siis ka ka koolitusasutus siis vaatab selle üle ja võtab kaalumisse. Nii. Lisaks peab siis koolitusasutus nüüd kirja panema ka selged põhimõtteid, kuidas siis õppekavasid arendatakse selles samas kvaliteedi tagamise aluste dokumendis, kus ta siis eelnevalt on kirja pannud, et kuidas ta õppekavade kvaliteeti siis tagab, et siis kuidas siis ka õppekavasid arendatakse, et jälle meie ei kirjuta seda sisu ette, aga kui siin lihtsalt abistavaid näiteid tuua, siis et tõesti, et millal ja kuidas siis õppekava sisu üle vaadatakse, et kes või on suur asutus, et kes siis selle eest üldse vastutab, ja kui kogutakse infot, on ju õppekavade muudatuste tegemise kohta, et on need siis, üks on tõesti, et on õppijate tagasiside, aga saadakse ka ju koolitajatelt tagasisidet, saadakse tööandjatelt tagasisidet, et kuidas siis selles koolis need põhimõtted siis kirja pandud on. Et varem sellele ei pööratud tähelepanu, aga nüüd siis õppekavade selline arendamise osa on ka siis vaja läbi mõelda ja siis kirja panna. Nii. Ja ma tahaksin ikkagi siia tuua ka täienduskoolituse standardi mõned teemad, et TÄKS-i muudatustega kaasnes ju ka või kaasnes täienduskoolituse standardi muutmine ja kui te olete täienduskoolituse standardi uut redaktsiooni otsinud Riigi Teatajast, siis seda tänase seisuga veel avaldatud ei ole. Standard on saanud, ta on saanud allkirjastatud, allkirjad on olemas, aga hetkel veel Riigi Teatas ei ole, sest et see kõik, seal on need päevad, kuna siis Riigi Teatas standardi uuendatud versioon jõuab, et veidikene kannatust ja loodame, et nädala lõpuks, aga kindlalt ei oska lubada. Et standardi muudatused puudutavad siis õppekava ja tunnistuste nõudeid. Need on samuti sellised väiksemad muudatused. Et siin on juba lehe peal, slaidi peal on juba olemas, et standardis 10 aastat meil seisis selline mõiste nagu auditoorne töö ja nüüd siis asendatakse auditoorne töö kontaktõppega. Tegelikult siin väga paljud koolid ju
kasutavadki kontaktõppe mõistet, et seda auditoorset tööd kiputi käsitlema kui õppetööd, mis toimub füüsiliselt klassiruumis. Et tegelikult meil on ka aastaid selline sinine juhendmaterjal, et me siin oleme kenasti ütelnud seda, et auditoorne töö on ikkagi veidi laiem, aga iga asutus ju seda juhendmaterjali ka lugenud ei ole, et ei saa ka pahaks panna. Et nüüd siis õigusselguse huvides on see mõiste siis auditoorne töö täpsustatud, asendatud kontaktõppega. Ja kontaktõpe tähendab siis sellist õppetegevust, kus õppija ja siis koolitaja on vahetussuhtluses, on see siis füüsiliselt klassiruumis või on siis virtuaalselt reaalajas, kas siis videosilla, Zoomi, Teamsi kaudu toimub õppetegevus, et mõlemad need pooled on siis hõlmatud. Ja kui me räägime kontaktõppest ja siis me räägime iseseisvast tööst, siis uuena siis standardisse tuleb ka siis sisse praktika võimalus, mitte kellegile kohustus, vaid just võimalus, et praktika töökeskkonnas on osades täienduskoolitustes juba ammu ilma kasutusele. Nüüd saab siis ka ametliku koha siis täienduskoolituse standardis, esimesed näited, et näiteks hooldustöötajate koolitused tihtilugu sisaldavad praktikat siis teenuse osutaja juures, või siis juuksurikoolitused, kus siis mitte ainult siis ei harjutata koolitusklassis, vaid ka siis suundutakse siis sellest koolitusklassist juba siis praktika baasi mingisuguseid tööprotsesse järgima ja katsetama. Nii. Jah, täienduskoolituse standardi muudatustega on õppekava nõuetesse lisatud siis ka õppemeetodid ja õppe-eesmärgi kirjeldamine, et selles samas sinises õppekava juhendmaterjalis need on soovituslikult juba ammu olemas, et nii õppe-eesmärk, õppemeetodid, aga need on olnud soovituslikud. Et nüüd siis muutuvad need õppekava kohustuslikeks komponentideks, et õppe-eesmärk on siis lühike ja selge kirjeldus sellest, mida õppija õppeprotsessi lõpuks teab, et ta siis teab, suudab teha, oskab ja need on siis, võtavad siis väga üldiselt kokku õpiväljundid. Et eesmärk on tõesti siis selline, eesmärk annab siis sellise ülevaatekoolituse või siis õppekava üldisest suundumusest, et on siis selline abstraktsem ja laiem kui siis õpiväljundid. Ja õppemeetodid määravad siis, kuidas õppijad omandavad teadmisi ja oskusi, et kas need on siis loengud, arutelud, grupitööd, praktikumid, mida siis kasutatakse. Ja standardisse on sisse toodud ka see, et edaspidi peavad siis täienduskoolituse õppekavad olema sidusad, peavad olema terviklikud. Ja see tähendab siis seda, et õppekava erinevad osad, eesmärk, õpiväljundid, sisu, kõik need õppemeetodid, hindamine, et need peaksid siis olema, mitte peaksid, vaid peavad olema omavahel loogiliselt seotult ja haakuma. Et kui näiteks õppekava eesmärk on arendada koolitusel siis praktilisi oskusi, siis ka õppemeetodid siis peavad siis toetama seda praktilist õppimist, et sinna siis oleksid ka need võimalikud harjutused ja simulatsioonid ka sisse pandud.
nii. Ja kui me veel räägime terviklikust õppekavast, sidusast õppekavast, et siis tõesti terviklik õppekava vastab sihtrühma vajadustele, kaasab olulised kõik need teemad, on selgelt struktureeritud. Ja tegelikult peab ütlema seda, et väga paljudes õppekavades on ju need õppekava komponendid, õppemeetodid, eesmärk juba ammu olemas, et mitte midagi uut ei ole. Ja samuti väga paljudel teist on õppekavad kenasti sidusad ja terviklikud, et selles osas siis, kellel on olemas, ei peagi midagi täiendama ega täpsustama. Nii, tunnistused on ka oluline osa täienduskoolituse standardis. Ja oluline muudatus on siis ka see, et tunnistuste allkirjastamine. Et meil on täienduskoolituse standardis olnud aastaid sees, et tunnistus allkirjastatakse. Vahet ei ole, on see elektrooniline, on see käsikirjaline. Ja see sõnastus ei võimaldanud meil kasutada siis tegelikult asutuse e-templit. Ja nüüd siis on siis lisatud ka siis tunnistuste tõendite puhul, et võib allkirjastamise kõrval asemel kasutada ka kvalifitseeritud e-templit, ehk siis tõendeid, tunnistusi võib digitembeldada. Et oleme täiesti seda meelt, et sellisel juhul, kui on suured koolitusgrupid, palju tunnistusi korraga välja anda, et siis see muudab väljastamise protsessi kiiremaks, lihtsamaks. Ja tõesti halduskoormus ka veidikene võtab vähemaks. Ja täienduskoolituse standardis on siis kirjas, et edaspidi on siis täienduskoolituse tunnistus, siis on täienduskoolituse tõend ja siis on ka mikrokvalifikatsiooni tunnistus. Ja mikrokvalifikatsiooni tunnistustel on siis eraldi nõuded, aga nendest me täna siis ei räägi. Küll aga räägime täienduskoolituse tunnistustest, tõenditest. Nii, et varem oli meil siis standard kirjutas seda, et õppija tunnistusele tõendile tuleb kindlasti märkida isikukood. Ja elu on siin näidanud, et ega alati ei ole isikukoodi. Ja siis võib märkida, kui isikukood puudub, võib siis märkida ka õppija sünniaja. Ja kui on näiteks välisriigi isikukood, siis selle välisriigi isikukoodi võib ka märkida, aga siis viide siis sellele riigile ka siis lisada, et kui on näiteks soomlastel on isikukoodid, kui siis märkida Soome isikukoodi, et siis riigile ka siis viidata. Ja täienduskoolituse tunnistusele tõendile tuleb siis märkida koolituse toimumiskoht, see on meil siis ka aastaid olnud tegelikult kirjas. Ja nüüd on siis täpsustatud, et kui on Eesti riigis tegutsev koolitusasutus, Eesti on nii väike, et siis märgime edaspidi riigi, et märgime selleks Eesti, et ei ole vahet, kas oli füüsiliselt toimus koolitus Saaremaal või oli ta veebi kaudu, siis toimumiskoht on siis Eesti, et ka, ja kui tunnistus või tõend liigub väljaspool Eestit, on ju, no kas ta siis tõesti rahvusvaheliselt, et siis annab see toimumiskoha riigina märkimine ka siis konteksti, ja ka siis tekib selline ühine praktika. Ja ATM-il on tegelikult valminud ka e-tunnistuste register, kuhu me esmalt siis ootame kõiki neid, kes
hakkavad siis pakkuma mikrokvalifikatsiooniõpet ja siis nad väljastavad tunnistusi ja tunnistuste andmeid tuleb hakata siis e-tunnistuste registrisse lisama. Aga tegelikult see e-tunnistuste register on ikkagi mõeldud veidikene laiemalt. Ehk siis me hakkame sinna ikkagi ootama ka täienduskoolituse tunnistuste, mitte tõendite, vaid tunnistuste andmeid. Et ühessegi õigusakti ei ole me veel seda kirja pannud, et täienduskoolituse tunnistused, siis tunnistuste andmed siis ka siis e-tunnistuste registrisse jõuaksid, aga põhimõtteliselt on see valmisolek olemas. Ja me siin mõtlesime, et meil on ikkagi seda infot nii palju teiega jagada, et võib-olla see ongi meie järgmine seminar on meil tegelikult õppekava rühma kvaliteedi hindamisest 30. aprillil, aga võib-olla siis maikuus teeme veel ühe seminari, kus me võib-olla siis räägime nendest e-tunnistustest ja võib-olla siis nendest kitsaskohtadest, mis me siis oleme siis leidnud tähksi senisel rakendamisel. Ja mul on siin ka üks slaid veel. Ja see puudutab siis täienduskoolituse standardi ülemineku aega, et tõesti, me teame väga hästi, et koolitused on väga erineva pikkusega. Mõned koolitused kestavad aastaid. Nii. Aga tõesti need koolitused, mis siis algasid enne uue standardi jõustumist, et neile siis tuleb ka siis ülemineku aeg, et kuni 31. augustini. Et siis kui juhtub, et koolitus kestab üle selle, nii, siis tuleb ikkagi siis tuleb õppekava ikkagi üle vaadata ja sellise pilguga, et kas siis need õppe-eesmärgid ja sidusus ja terviklikkus ja kas need on õppekavas sees. Ja kui ei ole, siis tuleb seal midagi täpsustada, täiendada, ja ma arvan, et nüüd võtaks mõned küsimused ja tõmbaksime päeva kokku. Ma vaatan, et Martinil on küsimus. Ja tegelikult ma küsin enne kõrvalt ära. Küsimus on, mis oli chatis. Kas digitempel lisaks allkirjastamisele või selle asemel? Selle asemele. Et on lubatud allkirjastada ja seal standardis on või. Ehk siis võib asendada asutuse e-templiga. Nii, kas chatis on mõni oluline küsimus või ma siis võtan Martinilt küsimuse? Võta Martinilt. Martin, palun. Olgu, tere, aitäh toreda ettekande eest. Paar küsimust tekkis, võib-olla lihtsalt läks kõrvust mööda, siin oli see kvaliteedi tagamise dokument. Kas see peab ka olema siis veebilehel avalik nagu õppekorraldused ja õppekavad? Jaa, TAKS-is on siis tegelikult 4 sellist, no mitte ei ole dokumenti, vaid ütleme siis teemat, mis peab siis veebilehel avalikustama. Need on siis õppekavad, mis ei ole siis kuidagi tellimuskoolitused olnud, nii õppekavad, koolitajate kvalifikatsioonikirjeldused, õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise alused. Ja kui on õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise alused, need teemad on pandud ühte dokumenti, ei ole keelatud. Võib olla ka ühes dokumendis. Oluline on lihtsalt välja tuua see, et te olete avalikustanud need põhimõtted, et kuidas te koolitajate kvaliteeti tagate oma koolitusasutuses. Ja sinna juurde saate ka märkida selle näiteks, et kuidas te koolitajate kompetentse hindate, et millised on teie asutuse põhimõtted, et kuidas te lähenete. Teil võib olla näiteks selline põhimõte, ma lihtsalt selline näide, et
teie eelistate koolitajad, kellel on näiteks kutsetunnistused on olemas, nii lihtsalt selline näide, et ja muidugi ka kuidas siis õppekavade kvaliteeti tagate ja kuidas õppekeskkonna kvaliteeti tagate, et need põhimõtted siis panete sellesse dokumenti kirja ja avalikustate selle oma veebilehel. Ja loodetavasti sellises kohas, kus ka huvilised leiavad selle dokumendi ülesse. Olgu. Ja siis kiire jätkuküsimus, ilusti juba puudutasite ka just see kõige hirmu koht, see minu juhendajate või koolitajate siis see koolituspädevuse tagamine, et nüüd kui ma sinna dokumenti, olgu see siis kvaliteedi tagamisdokument või panen ka õppekorraldusalustesse selle punkti, et kuidas meie tagame oma koolitajate pädevust, et kuna me ei koolita koolitajaid, me koolitame seda, mis iganes eriala nad nüüd teevad meil, et siis see, kuidas, ma ei pea kuskilt mujalt tellima koolitust sisse, et nad koolitaks korra mu juhendajad, kuidas koolitamine käib, vaid kuidas iganes ma oma sees olen määranud selle, et tagaks selle kvaliteetse kogemuse õppijale, et see siis sobib põmst. Ja muidugi te võite ka see, mis te enne ütlesite, et te võite ka kellegi endale sisse kutsuda koolitajaid, õpetada neid koolitajaid siis koolitama, jah, aga põhimõtteliselt selles dokumendis te panete ikkagi kirja need oma põhimõtted. Okei. Kiire täpsustus veel, et mul on nagu see täiendus, see koolitus, millest siin jutt käib, aga meie juhendajad saavad pakkuda ka ise koolitusi, mis ei kuulu siia standardisse, et kas minu selleks standardiks saabki olla see praktiline kogemus, et ta on enne, ma ei tea, X hulga neid töötubasid teinud ja ma olen veendunud, et oskab juhendada ja gruppi nii-öelda vedada, et sellest siis nagu võikski piisata. Jah. Okei, aitäh. Palun, Urmas. Ja tervist, kas on kuulda mind? Jaa, väga hästi. Tere. Tahtsin küsida, kas aruandluse koha pealt ka midagi lisandub või muutub? Et praegu meil on siin aastas korra vaja see koolituste arv deklareerida nii-öelda. Kas sinna tuleb midagi juurde ka või on seal muudatusi? Tegevusnäitajate aruannet mõtlete meile nende täksi täiendustega hetkel ei tule, aga muidugi see on meil nüüd otsustamiskoht, et kui ikkagi see mikrokvalifikatsiooni õpe läheb niimoodi, seda hakatakse päris palju pakkuma, et siis me nähtavasti mõningad muudatused siis ka sinna tegevusnäitajate aruandesse teeme, aga selles täksi paketis neid muudatusi ei ole. Et seame alles samme. Ja sain õigesti aru, et need tulevased sammud hakkavad pigem puudutama siis nende mikrokraadidega tegelejaid? Ütleme niimoodi, et tõesti, et õppekava rühma kvaliteedi hindamine, millest me siis räägime 30. aprillil ja see siis puudutab ikkagi neid asutusi, kes tahavad hakata mikrokvalifikatsiooni õpet pakkuma, aga need muudatused, millest me siin täna rääkisime, et need puudutavad ka teid, jah. Jah, selge, aitäh.